Tere kõigile headele Kodukandi jälgijatele. Rõkaku naeru ja jagugu lusti. Et saite Sadala kõlakoja püsti, külalipp lehvigu uhkes rivis ja teadmine rinnus olgu kui kivis. Meie sadalalased tahame siin elada. Nii algas Eesti külaliikumise Kodukant, tervitus Sadala kõlakoja ja lipuväljaku avamise puhul ja minul on väga hea meel teile kõigile head Kodukandi jälgijad siin meie kaamera ees otse kohe ürituse keskelt tervitada Pille Tutti, kes on Sadala külade seltsi esimees ja Merle Janssonit, kes on meie EV100 programmi EV100 igas külas koordinaator. Ma pean vahel ütlema, Pille on ka EV100 koordinaator. Nii, ka Pille on EV100 koordinaator. Pille, kui palju sul neid ameteid on? No nii nagu Kriin silmal, 9 ja siis veel midagi juurde. Mis tunne sul praegu on, Pille, kui sa näed, et kas nüüd on? Tunne on ikka praegult ülev, sest koorid alustasid, pidukõned on peetud, suuremad tänud on tänatud, üks osa on veel tänamisel ja see saab siis kontserdi lõpus, nii et tunne on selles mõttes ülev, et kõik on sujunud koostööna nii, nagu me oleme soovinud ja tundub, et sujub edasi. Kui kaua see idee idanes nüüd, mis tänaseks on nii-öelda püsti saanud, betooni valatud, ära tehtud? Tegelikult ei olegi ta olnud lihtsalt idee, vaid ta on vajadus. Meie selts on väga palju programme enda huvidesse pööranud vajaduse põhiselt. Sest kui on vajadus näitemängu teha, koos laulda ja tantsida, siis ongi see koht, kus pannakse idee idanema ja see vajadus ideena kasvab. Kui palju see maksma läks? No ikka tahavad ju kõik meie jälgijad teada, palju raha kulus. Jaa, me võime uhkusega öelda, nii nagu ma siin alguses ütlesin, et tuldi väga paljudes asjades vastu, olid küll mitmed hinnapakkumised ja nii nagu seadus ja kord nõuab, tuleb leida see kõige võimalikum ja kõige odavam, et me saime väga hea koostöö tulemusena selle 58 400 ja natuke juurde. Meile pani väga suure õla alla just Jügeva vald, sest omaosalus 8500, see on suur raha ja see aitas meil nagu selle asja viia lõpuni. 50 000 saime me liiderprogrammist, mis oli tol korral võimalik, nii et sellise summaga saime hakkama ja siis on juurde panustanud veel EV100 raames Kodukandi projektitoetust, kus me saime siis voolu kõlakotta, sest see ei olnudki meil plaanis. Kui avanes voor, siis me julgesime ka ruttu sealt taotleda ja saime ka nii, et vool on ka meil olemas kõlakojas. Ja siis nipet-näpet need toetajate poolt, et haljasala siin seada ja rajada. Ja kaer meil kasvab väga hästi ja kaeravarjus tuleb siis see, mida me ootame muru, nii et oleme juba aiandusspetsialistid ka, nii et julgeme kõigile öelda, tulge meile ja me saame koos tehtud asju. Kuidas see muudab, Pille, kohaliku kogukonna elu nüüd? No meie saame aru, et kui me midagi ühiselt teeme, siis muudab see asja kõik paremaks. Kuidas keegi teistmoodi aru saab, see on tema arusaamine. Meie oleme seda meelt, et ühiselt tehes on võimalik kõik võimalused ka maal ära kasutada. Merle, sa oled nüüd nii paljusid sa oled, Merle, nii palju tegelikult ju näinud neid erinevaid projekte, et mis tunne sinul siin on praegu seista, et on see selline ka nagu ülev tunne? Sa ütlesid oma kõnes väga hästi, et kõlakodasid on palju, aga see Sadala oma on küll nagu kõige parem. Leppisime ju kokku, et me ei räägi sellest kõladest, alates on ju. Et mis ma tunnen? Eks ma imetlen ju. Et tegelikult ongi see, et mina, kes ma olen topograafiliselt suhteliselt küündimatu, olen tänu oma Eesti 100 tööle sattunud Eestimaal nii paljudesse paikadesse, et ma isegi tean, kus mis asub. Ja mis veel kõige toredam on see, et see Kodukandi lause, et kogu Eesti elab, et see ei ole sõnakõlks. Tegelikult on niimoodi, kogu Eesti elabki. Ja nagu mina ise, kes ma olen, eks ole, taas maakas, ei väsi kordamast, et tegelikult on päris elu on maal. Sest siin tuntakse rõõmu päris asjade üle, siin tegeldakse päris asjadega ja siin luuakse päris asju. Ja nüüd tähelepanu, kõik nüüd tuleb kiidulau Pillele. Sellepärast, et mina käisin 2016. aasta sügistalvel siin esimest korda Eesti 100 infopäeva tegemas.
ja ma läksin siit ära, kasutades slängi täiesti kummuliolekus, sest ma olin näinud seespoolt Sadala rahvamaja ja olin näinud, ma läksin koju ja rääkisin, kas sa saad aru, seal on selline heli- ja valguspark nagu Vanemuises. Ja siis milline see maja seespoolt on, et kus on nagu see tänapäevane ja see kõige paremas mõttes eenpalulik külaelu kokku viidud. Ja ma pean muidugi jällegi vihjama, et ega Pille käsi on siin ka mängus. Koos oma kogukonnaga. Ja kogukonnaga loomulikult, aga nii nagu inimene ise eestvedaja ei ole midagi ilma kogukonnata, ei ole kogukond midagi ilma eestvedajata. Ja selles mõttes ma nagu tahan öelda tõesti seda, et tegelikult oleks, mis sa siin räägid vajadusest, Pille? Tegelikult ei oleks ju maailm lõhki läinud, kui seda külakoda poleks olnud. Ei no meie vajadus oleks jäänud täitmata. Aga saad aru, selles mõttes, et ei olnud ju kedagi, kes oleks tulnud sulle ukse taha ütelnud, et Pille Tutt, et kui sa nüüd 14. juulil 2018 seda külakoda ja lipuväljakut ja Võidutule altarit ja kogu seda kaunist platsi siin ei ava, et siis tuleb jama, seda ei olnud ju. Et tegelikult on see teie enda sisemine vajadus. Ja see on nagu imeline, et sellisest sisemisest vajadusest sünnib nii ilusaid asju kõigi jaoks. Mul üks küsimus põletab, Pille, mis homme juhtub? Mis te homme teete? Homme on meil tegelikult taimede kastmise päev. Sest me oleme praegu plaanid, et ikkagi me kastame üle päeva. Nii et homme me kastame taimi ja tunneme sellest rõõmu, et 4. augustil on meil siin avatud külaväravad. Ma tahtsin sulle just öelda, et ei ole mingit loorberite peal vedelemist. Ma näen just praegu seal sellist suurt kuulutust. Avatud külavärav Sadalas. Kuidas sa puhkad? See ongi meie puhkus. Ütleme sellepärast meie, et ega siis vaba aega sisustades koos teistega, see on ka üks puhkuse väga hea variant, nii et soovitan kõigil seda ka kasutada ja katsuda ja katsetada. Miks on hea, Pille, elada maal ja miks on hea elada Sadalas? No mina olen ka maal elanud ainult, ütleme, pool oma elust. Pool olen elanud Viljandi linnas, ka linnast tulnud maale ja õnn naeratas mulle siin piirkonnas, et ma sain mehele. Et ma olen tänulik selle peale, et Sadalas oli tol ajal selline võimalus teha malevat ja kohtuda siis teiste noortega ja sealt minu õnn naerataski. Ta ei olegi malevarastus, ma olin siis komissar, aga Sulev tegi töökojas siis tööga juhataja tööd ja ma arvan, et see positsioon tõmbas, aga siis kui selgus, et ma olen abielus koloosnikuga, siis oli selleks möödunud 30 aastat. Nii et, aga maal ja Sadalas, no lihtsalt kodu on rajatud ja oma kodu tuleb hoida korras ja oma kodu tuleb jagada teistega, nii et see on see rõõm, mis siin on.